Hiljuti päevapealt vallandatud linnamuuseumi juhi Triin Siineri vallandamine on toonud muuseumi rahvale palju pingeid. Vallandamist muuseumi töötajad ei ole õigustanud, hoopis on näidanud näpuga linnavalitsuse ja Kultuuriameti poole, kuna linnajuhtide ning Kultuuriametiga puudub igasugune suhtlus. Täna tegid linnapea Kõlvart ja abilinnapea Belobrovtsev esimese sammu töörahu taastamiseks. Peamine küsimus oli, kuidas parandada nii koostööd kui ka kommunikatsiooni. Ja ei ole välistatud, et see võib tähendada ka süsteemseid muutusi. Võimalikest muutustest on linnapea sõnul veel vara rääkida ja 1,5 tundi kestnud töökohtumisest kindlasti ei piisa, et kõiki töötajaid ära kuulata ja lahendusi otsida. Küll aga esimese asjana korraldatakse uue direktori leidmiseks konkurss ja tema esimene ülesanne on taastada töörahu. Siin ei teki enam selliseid olukordi, kus ühed pooled süüdistavad siis teisi, kus inimesed süüdistavad direktorit näiteks töökiusamises ja samas teised inimesed ütlevad, et kõigis on süüdi näiteks Kultuuriamet või selle juht. Nii et kindlasti me tahaksime, et see olukord, normaalne olukord ja õhkkond taastuks ja ma arvan, et tänane kohtumine oli esimene ja väga suur samm selles suunas. Uurisin ka seda, kas töötajate meelest oli tänane kohtumine piisav, et segadust vähendada ja kas arusaam nendest põhjustest, miks Triin Siiner vallandati, sai täna uue ja piisava vaatenurga. Meie enda jaoks on see juba ammu selge, et on sihuke väite vastu, ainult et meie väited põhinevad meie igapäevatööl, et nende väited on siis kellegi teise poolt fabritseeritud ja kontrollimata, et see on natukene ebaõiglane, et see kindlasti täna selgust ei saanud. Abilinnapea möönas intervjuus ühe etteheitena Triin Siineri puhul kolleegide kiusamist. Uurime, kas Reti Meema on seda tunda saanud. Olen kiusamist näinud siin ja seal. Õnneks veel minu peal ei ole seda keegi katsetanud, ma loodan, et ei katseta ka tulevikus, aga seda ma kindlasti väita ei saa. Mis suhted on üldse linnamuuseumil Kultuuriametiga? Suhted puuduvad selles mõttes, et ei saaks isegi öelda leiged on jäisest võib-olla mingi järgmine samm. Aga suhe juhatajaga siis täielikult puudub või mingis vormis peab see suhtlus ju ometigi teie vahel kuidagi toimima? Jah, on selline pidev ignoreerimine. Reti Meema sõnul ignoreerimise põhjuseks oli linnamuuseumi juhi ja Kultuuriameti juhi vastastikune antipaatia. Kas suhted Kultuuriametiga, millele ju linnamuuseum otseselt allub tulevikus paranevad, siin saab ilmselt võtmeisikuks just uus direktor.